Trump viidi just kiiresti välja Valge Maja korrespondentide õhtusöögilt pärast tugevaid mürtsatusi, mis põhjustasid paanikat Washington Hiltoni sees. Laupäeva õhtu 25. aprill 2026, mis pidi tähistama presidendi haruldast ilmumist sellele üritusele, muutus vaid mõne sekundiga poliitiliseks ja riikliku julgeoleku hädaolukorraks. Salongi sisenesid salateenistuse agendid, käskisid külalistel maha heitma, viisid Trumpi ja Melania Trumpi peasaalist välja ning alustasid kohapeal läbiotsimist. Esialgsed teated viitasid tulistamise kahtlusele ja laskuri kohalolekule, samal ajal kui võimud püüdsid kõiki üksikasju kinnitada. Juhtum puudutas otseselt Ameerika võimu keskpunkti, sest samas saalis viibisid Ameerika Ühendriikide president, esileedi asepresident J.D. Vance, esindajate koja spiiker Mike Johnson, valitsuse sekretärid, ajakirjanikud, kuulsused ja ametnikud. See polnud tavaline sündmus. See oli õhtusöök, mida ümbritses tugev turvameeskond, kaamerad ja üleriigiline press. Seetõttu, kui mürtsatused kostusid, oli reageering kohene. President viidi hetkega minema ja külalised viskusid laudade alla, samal ajal kui relvastatud agendid sisenesid saali. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardi kohaselt näitavad esimesed andmed, et oht ei alanud peasaalis, vaid ümbritsevas või üritusega seotud piirkonnas. Otseülekande kirjelduste põhjal ütlesid kohapeal viibinud inimesed, et kui oleks toimunud turistamine, oleksid lasud tulnud väljaspoolt saali, kus viibisid Trump ja teised ametnikud. Samuti teatati, et salateenistus ja teised turvameeskonnad sisenesid kiiresti, evakueerisid kaitsealused ning lõpetasid õhtusöögi tavapärase kulgemise. Pinged kasvasid, sest õhtusöök toimus Washington Hiltoni hotellis, millel on Ameerika poliitikas juba ajalooline tähendus. Just Seal 1981 aastal tulistati Ronald Reagani, kui ta lahkus ürituselt. See meenutus jõudis kohe uudistesse tagasi, mitte otsese võrdlusena, vaid hoiatuseks iga avaliku ürituse haavatavuse kohta, mis hõlmab Ameerika Ühendriikide presidenti. Kohas olid tõkked, läbivaatused ja mitu turvakihti. Kuid siiski lõppes õhtu paanikaga, evakuatsiooniga ja uurimisega. Trump ei saanud vigastada. Seda kinnitasid ka uudislood, mis märkisid, et külaliste seas ei olnud kohe vigastatuid registreeritud. Sellegi poolest oli mõju tugev. President osales üritusel esimest korda selles ametiaja faasis ajakirjanike ees, kellega tal on keeruline ja sageli vaenulik suhe. Tema kohalolekut peeti juba jõu, enese eksponeerimise ja poliitilise vastasseisu märgiks. Kiire lahkumine muutis kõike. Üritus muutus tseremooniast kriisiks. Salateenistus tegutses nii, nagu oht võiks areneda. See punkt on keskne. Sellistes olukordades ei oota agendid presidendi kaitsmisel lõplikku kinnitust. Nad eemaldavad peamise kaitstava isiku, isoleerivad ala, kaitsevad teisi piirkondi, võimud uurivad hiljem. Täpselt nii juhtuski. Saali sees tulnud teated näitasid, et vasturünnaku meeskond ilmus relvadega valmisolekus, samal ajal kui agendid juhendasid väljumist ja otsisid läbi lähedal asuvaid ruume. Trump avaldas hiljem arvamust Truth Socialis, kiitis salateenistust ja julgeolekujõude ning ütles, et tulistaja on kinni peetud. See avaldus kinnitas seisukohta, et ohtu käsitleti tõsise probleemina, mitte lihtsalt segaduse või üksiku mürana. Sellegi poolest kuni esimesteni uuendusteni sõltus osa teabest täielikust ametlikust kinnitamisest, eriti mis puudutab mürtsude täpset päritolu, kahtlusaluse asukohta ja sündmuste kulgu. Kõige tundlikum on see, et kõik juhtus keskkonnas, kus oli tuhandeid inimesi. Reuters teatas, et õhtusöögil oli umbes 2600 osalejat. Kui müra kostis, karjusid külalised, et kõik heidaksid maha. Sajad inimesed pugesid laudade alla ja ettekandjad jooksid saali esiosa poole. See oli punane häire ühel Washingtoni kõige rangemalt turvatud üritusel. Välisvalve oli samuti tugevdatud. Hotelli ümbruses olid tõkked ja saali pääsemiseks tuli läbida mitu turvakontrolli kihti.
Sellegipoolest on küsimus, mis nüüd Washingtonis domineerib, lihtne. Kuidas sai nii suur oht jõuda nii lähedale üritusele, kus viibisid president, esileedi, asepresident ja kõrged ametnikud? See küsimus käivitab põhjaliku uurimise, võimaliku vea, turvaaugu, alternatiivse tee või sisemise ligipääsu kohta hoonesse. Koha peal viibinud ajakirjanike teated viitasid segadusele heli päritolu osas. Mõned ütlesid, et kuulsid mitut kõmakat. Teised teatasid, et nad ei kuulnud laske, kuid mõistsid olukorra tõsidust, kui salateenistus tungis saali. Associated Press teatas, et mõned inimesed rahva hulgas rääkisid 5–8 heli, mis meenutasid laske. Reuters tsiteeris fotograafi, kes kuulis hotellis 4–6 pauku, kuid mitte täpselt õhtusöögi vahetus läheduses. Õhtusöök kaotas praktiliselt oma algse eesmärgi. Odati, et Trump peab kõne, jälgitakse tema suhet ajakirjandusega ning hinnatakse valitsevat õhkkonda valitsuste, ajakirjanike ja avaliku elu tegelaste vahel. Selle asemel keskendus kogu tähelepanu ohule, evakueerimisele ja agentide tegevusele. Washington Post teatas, et külalised jäid mõneks ajaks selge juhiseta. Mõned lahkusid saalist, teised ootasid, kas programm jätkub. Samal ajal, kui inimesed helistasid oma lähedastele, et teatada, et nad on elus ja terved. Veel üks asi köidab tähelepanu. Peaaegu kogu valitsuse poliitilise tuumiku kohalolek samas ruumis. Selline koondumine muudab iga hoiatuse palju tundlikumaks. Tavapärases olukorras oleks turvalisus juba niigi kõrge. Kui kohal on nii palju Ameerika riigi kõrgema juhtkonna liikmeid, peab reageerimine olema äärmuslik. Seetõttu ei piirdunud evakueerimine ainult Trumpiga. Ka teised ametnikud viidi ära ja pandi kaitse alla. Kahtlus, et mürtsude allikas võis olla saali uste kohal või nende lähedal, suurendas veelgi muret. Otseülekannetes mainiti võimalikku valgustusala, mis asub foajeesse pääsu lähedal. See kõik ei välista ametliku kinnituse vajadust, kuid näitab, miks reageeriti nii kiiresti. Suletud saalis, kus on tuhandeid inimesi ja kaitseta ametnikke, muudab iga lasuga sarnane heli operatsiooni sekunditega. Uurimine peab nüüd vastama, kuidas kahtlusalune jõudis riskipunktini, millist ligipääsu kasutati, kas hotelli kontrollis oli puudujääke ja kas ähvardusel oli poliitiline motiiv. See viimane punkt on otsustava tähtsusega. Kui president eemaldatakse ürituselt rünnaku kahtluse tõttu, tekib kohe küsimus motiivi kohta. Juhtumit ei saa käsitleda üksiku vahejuhtumina enne täielikku uurimist, kuid seda ei saa ka alahinnata toimunu valguses. Senini on selge see, et korrespondentide õhtusöök võttis sekunditega teise pöörde. Trump viidi kiiresti välja, saal sattus paanikasse, salateenistus võttis olukorra kontrolli alla ja Washington lõpetas õhtu silmitsi võimaliku rünnakukatsega presidendi vastu. Pane sellele videole like Daily kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla Milson Alves Newsi kogukonnaga veelgi rohkem seotud.